head konservatiivse Harjumaa jälgijad! On jälle see meeldiv pühapäev. 10. nädala 7. päev ja 2025. aasta 69. päev. Setumaal tähistatakse täna tsirgupäeva ehk sorokasveeti. Küpsetatakse lindudele vatskut, mida süüakse ka ise. Muistsed eestlased kasutasid täna ilmtingimata metsamaagiat, et kanad hoolsalt munele hakkaksid. Aga meil on aeg teha kokkuvõtteid nädala populaarsematest postitustest konservatiivse Harjumaa lehel. Sellelt lehelt, mis koondab tasakaalukalt kokku mõtteid ja sõnumeid konservatiivsust, väärikust, traditsioone ja rahvuslust austavatest meediaallikatest. Ja kui koormised ning ajapuudus on teid rakkes hoidnud ja te pole saanud jälgida igapäevaselt seda, mis toimub konservatiivse Harjumaa lehel, siis nüüd saate suhteliselt kiire ülevaate sellest, mis seal on olnud olulised ning märkimisväärsed või mida konservatiivse Harjumaa kogukond on pidanud olulisemaks jooksval nädala. Sellel nädalal, mille viimasel päeval, siis täna ja siin me kohtume. Teeme kõigepealt ülevaate ärapäevade kaupa, tuues esile igal päeval meie kogukonna poolt olulisemaks peetud uudised. Ja seejärel saagu kõlama taas see üks ja ainus ehk nädala tegijana esile kerkinud top-uudis, mis oli nädala lõikes absoluutselt kõige loetavam meie lehel. Niisiis esmaspäev, 3. märts. Postitus, mis teistest sellel päeval üle oli, tuli meile tuntud kultuuriloolase ja orientalisti Peeter Espaki kaudu. Tuleb kohe siinjuures märkida, et tema kommentaarid meie lehel on alati saanud keskmisest suuremat tähelepanu ja seda loomulikult positiivses mõttes. Antud juhul oli tegemist tema kommentaariga jooksvatele sündmustele, mis olid seotud viimaste päevade ülikuumade teemadega, ümber selle muliseva katla, kus kees ühepajatoiduna USA, Ukraina, Euroopa Liidu poliitika, vürtsitatuna rassistliku Venemaa piprakaunadega. Peeter Espaki kommentaar oli siinjuures järgmine. Vaadates seda absurdset hüsteeriat, mis Eestis on teadlikult üles keritud, tuleb nutt peale, et meil pole isegi ühte riigimeest ja naist ka, kes oleks ligilähedaseltki võimeline ütlema tõtt ja andmagi ainumõeldavat nõu, nagu seda just tegi Soome president Alexander Stubb. Soomlased aga ajavad asjalikku juttu, lepitavad liitlasi, soovitavad minna edasi sealt, kus pooleli jäi, sest ikka läheb asju untsu ja ei õhuta ei rahvusvahelist paanikat ega paanikat ka oma rahva seas. Sealjuures soomlased olid need, kes väljusid olusid arvesse võttes viimasest sõjast võitjana. Äkki tasuks ka meil kogemusest seekord õppida, sest nimelt just meie olime need, kes tegid suuri ülevoolavaid pseudopatriootlikke sõnu, sealhulgas Pätsi poolt, kuidas Eesti ei alistu mitte kunagi ja võitleb vankumatult õigluse eest. Kui kohal oli päris olukord, anti aga kohe alla. Teisele kohale tõusis ja rahvale pakkus seega piisavalt pinget päevakajaline uudis, mis käsitles alternatiivset ettepanekut Ukrainale, seoses sellega, et ameeriklaste ukrainlaste püsiva rahuplaan ei konkretiseerunud. Nagu öeldakse, et parem olgu pool muna kui tühi koor. Ja seega kerkis esile Londoni kogunemisel, mis toimus peale Washingtoni kohtumise krahhi, et Starmeri ja Macroni poolt välja joonistatud mõte kehtestada Ukrainas hea tahte märgina esialgu 1 kuu kestev rahu. Kusjuures väikest püssitäristamist lubaks see kontseptsioon ikkagi. Uudis ise pärines Rahvusringhäälingu kanalilt ja seal öeldi, et Prantsusmaa ja Suurbritannia tegid pärast Londonis peetud kriisikõnelusi ettepaneku sõlmida Ukrainas 1-kuuline relvarahu. Relvarahuga peatataks sõjategevus merel, õhus ja energiataristu vastu, kuid mitte maavägede lahinguid, selgitas Prantsuse välisminister. Ma ei hakka siinjuures toonitamagi, et meie lehe lugejatel kutsus selline ettepanek esile muigeid, mis meie lehel ka vastavate emootikonidega nähtavale toodi. Võtame nüüd järgmisena vaatluse alla teisipäeva, 4. märtsi. Rahvakalendri järgi on vastlapäev, nii et hindame siis, milline meie kodulehele paigutunud uudistest tegi pikima liu. Üllatusi siin tegelikult ei ole. Kõik viimaste päevade publikatsioonid on pulbitsnud 2 riigi ja nende juhtide ümber. Nendele uudistele sekundeerivad rohkemal või vähemal määral muud uudised. Sisemaised teemad on üsna tahaplaanile vajunud. Seepärast saab ilma üllatust eesklemata konstateerida, et vastlapäeva kõige pikema liu tegi president Trump, või siis õigemini tema tiim, kes saatis maailma laiali eelteate presidendi peatse kõne kohta. Saadetud eelteade sisaldas mitmeid juhtlõngu, mille lahtinuuskimise kallal, siis ajakirjanikud ning igat sorti suunamudijaid toimetasid. Seepärast keerutaski pikema liu meie lehelgi üles eesootavat Trumpi kõnet puudutav uudisnupp. Kuivõrd teatavasti Trumpist rääkides Zelenskist ei pääse, siis oli ootuspärane teisele kohale jõudnud uudise tulemine. Võib-olla pelgalt Zelenskist tehtud uudis poleks väga lendu tõusnudki, kuid kuna see oli välja käidud kui Zelenski vabandus Valge Maja ees, siis ta tõusis lendu.
Just seepärast, et päeva varahommikul tulid teated Ameerikamaalt, et Trump oli peatanud relvatarned Ukrainasse, mida kinnitasid ka erinevad allikad, sealhulgas Poola omad, kellele USA tarnete liikumised selgelt silma paistsid. Selle Zelenski poolt esitatud vabanduse peale tuli ka üsna kiire kontravastus Ameerikast, kus mõningate anonüümsust palunud allikate teateil on Trumpi administratsioon uuesti ette valmistamas seda õnnetut Ukraina-USA maavarade lepingut, mis Trumpi Zelenski konflikti tõttu mõned päevad tagasi sõlmimata jäi. Aga see on juba uus uudis, mis samuti teisipäeva viimastel tundidel konservatiivse Harjumaa lehele maandus. Kuivõrd sellele uudisele on hoovõturada lühikeseks jäänud, siis oli ilmselge, et tema pikka liugu veel teha ei saanud. Aga eks kolmapäevased uudised näita, millised neist siis lendu tõusevad. Vaatluse alla võtan järgnevalt 5. märtsi. On Eesti rahvakalendri järgi tuhkapäev, mida portaal Koiduaeg iseloomustab kui muinaseesti rahvakalendris liugupäevale järgnevat päeva. Et tuhkapäeva hommik algas vaikuse ja rahulikkusega, sest muinaseestlased teadsid, et sel päeval tuleb olla ettevaatlik ja jälgida hoolikalt kombeid, et mitte tuua majja kärbseid või ligi meelitada haigusi. Heidame pilgu samas pisut kaugemale tagasi, ei saa märkimata jätta, et kärbsed ja haigused tulid ning tabasid sellel päeval selgelt Nõukogude diktaatorit, kui aastal 1953 suri moskoviitide pealinnas Moskvas Jossif Vissarionovitš Džugašvili ehk Stalin ja kogu mõistusega maailm hingas sellel päeval kergendusega, tänades siis kärbseid, haigusi või mida iganes. Tänase päevani pole ju täpselt teada, mis oli selle hirmsa mehe surma päris põhjuseks. Igal juhul aga oli selge, et maailm sai loota nüüd, et elu muutub oluliselt paremaks. Kas muutus? Vaatame selleks nüüd kõige ägedamaid uudiseid sellest päevast, jooksva nädala kolmapäevasest päevast. Nüüd, sõltumata sellest, millist elu hakkab mõni tänane uudis elama homme või järgnevatel päevadel, kuid kell 24, sellel kolmapäevasel päeval tuli tunnistada kõige ägedamaks uudiseks kajastust, mis rääkis eurooplaste ühisplaanist naasta Ameerikasse Trumpi juurde, et minna edasi pooleli jäänud üritusega Vene-Ukraina sõja peatamisega seoses. Vastavalt uudisele on delegatsiooni koosseis järgmine. Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja nende poolt toetatav Ukraina president Zelenski. Uudis märgib, et Prantsusmaa ja Suurbritannia juhid otsustasid lennata koos Zelenskiga USA-sse, et astuda Trumpi ette ühtse rindena. Reis olla planeeritud algavasse nädalasse, nagu teatas Daily Mail diplomaatilistele allikatele viidates. Soov on esitada Ameerika presidendile eurooplaste poolt pakutav rahulahenduse vaheplaan ja kinnitada ameeriklaste juhtivat positsiooni eeldatavas toimingus. Visiit toimub USA-Ukraina suhete taastamise kontekstis pärast Trumpi ja Zelenski konflikti Valges Majas ning USA sõjalise abi peatamist Kiievile. Küsimus muidugi jääb, kas see visiit ikkagi toimub ning kui mõistlik on pakutav 1 kuu pikkune vaherahu, mis maavägede tegevust Ukraina territooriumil ei hõlmaks. Teiseks tippuudiseks sai taas ja ettearvatavalt äsja avaldatud Eesti erakondade populaarsusreiting, mis muuhulgas selgitas, et liidrikohal oleva Isamaa toetus nädalaga ei muutunud. Nädalaga 1 protsendipunkti võrra toetust kasvatanud EKRE tõusis reitingutabelis teisele kohale. Kolmandaks langenud Reformierakond kaotas nädalaga oma toetusest 1,1 protsendipunkti. Peaministripartei toetus on nüüd langenud madalaimal tasemele alates 2019. Aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 30,5%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,7% ja Reformierakonda 16% valimisõiguslikest kodanikest. Omaette huvitavaks ja tähelepanuväärseks osutus aga hoopis sama uudise sabas, kommentaarides, agentuuri Norstat poolt avaldatud reiting kohalike omavalitsuse tasandit arvestavalt. Seal analüüsiti kõikide Eesti 79 omavalitsuse hetkseisu pildis, kui näiteks täna peaksid toimuma KOV-valimised. Need toimuvad tänavu oktoobrikuus, nii et lugejatele oli kindlasti huvitav vaadata parteipoliitilist seisu selles vaatepunktis. Mida aga kohalike omavalitsuste valimiste puhul see reiting ei näidanud, on valimisliidud, mis aga mõjutavad neid poliitilisi mänge üsna olulisel määral. Neljapäeva juures. Selle päeva enam huvipakkuvatest uudistest käsitles esimene üsna oodatult Ukraina teemat ning teine oli sisemaise plaaniga. Kõige enam tähelepanu sidus endaga uudis selle kohta, et Ameerika president Trumpi lähedased kaastöötajad on pidanud kõnelusi Ukraina opositsiooniga, sealhulgas Batkivštšina liidri Julia Tõmošenko ja Petro Porošenko partei kõrgemate liikmetega. Lühike selgitus taustale on see, et Trump soovib Zelenski asendamist Ukraina eesotsas. Zelenski on kui kuum puder, mille ümber tiireldakse siin kavalmõtetes, silmade ees terendamas midagi, mis tegelikult on lootusetu ja pisut räpaselt avantüürilõhnaline.
kogu temaatika hillitseb vaikselt teooria juurde, kuidas ja kas oleks mõistlik sõja ajal Ukrainas valimisi korraldada. Seda mõtet aga ei toetata laialdaselt. Ei Euroopas ega Ukrainas. Aga konservatiivne Harjumaa usub, et sama mõistlik oleks praegu Ukrainas Eurovisiooni lauluvõistlust korraldada või olümpiamänge läbi viia. Kõik ju teavad, et hetkel on Ukrainas käimas sõda elu ja surma peale Vene röövvallutajatega ning sõja ajal mingite tõsiselt võetavate demokraatlike valimiste korraldamine on pisut halva aimekirjanduse valdkonnaga sarnanev nähtus. Poliitiko, kelle kaudu käsitletav uudis konservatiivse Harjumaa lehele potsas, märkis ka ise, et viidatud Ukraina opositsioonitegelased on samuti tunnistanud valimiste korraldamise ebamõistlikkust ega toeta ka ise valimisi enne sõja lõppu. Poliitiko kirjutab, et kuigi Trumpi leer võib loota, et valimised uputavad Zelenski, on ta siiski oluliselt populaarsem kui Tõmošenko ja Porošenko. Täpsemalt, sel nädalal pärast Valges Majas toimunud vaidlust Briti küsitlusfirma Survation korraldatud küsitluses ütles 44% küsitletutest, et nad toetaksid Zelenskit presidendivalimistel. Zelenski lähim rivaal, kes jääb temast maha enam kui 20% punktiga, oleks Valeri Zaluznõi, endine Ukraina relvajõudude ülem ja praegune Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis. Porošenkot toetas samal ajal vaid 10% ja Tõmošenko sai vaid 5,7% toetuse. Päeva teiseks olulisemaks uudiseks tõusis portaalile Objektiiv suunav kirjutis. See rääkis kunagise Isamaa esimehe ja Isamaa erakondliku versiooni 2.0 autorist Eesti 200-liste juhtfiguuriks ning vasakliberaalse valitsuse välisministriks sirgunud Margus Tsahknast. Õigemini mitte Tsahknast endast, vaid tema kinnitusest, miks Eesti rahvas ei peaks kartma enam Venemaad. Et Tsahkna ise pole just kõige kirkam kriit meie poliitikute karbis, siis tema julgustus, mis olemuslikult oli küll asjakohane, siiski kõlas see kui Orhaadniel kiire hüüatus lapse ristsetel, peale seda kui sahvris oli latipats heaks võetud. Tsahkna puhul võiks siis analoogiat kasutades küsida, et kuidas lõviveinga maitses, kas tiigrisakuskad ka ikka alla haukasid. Võib-olla oli see teatud laadi rahunemise märk, kuid reede oli see päev, kui konservatiivse Harjumaa lehel enam Ukraina ja Trumpi teema ei olnud valdav ning valitsev. Suurimat tähelepanu selle päeval haaras endale hoopis Princetoni ülikooli emeriitprofessori ja üleilmselt tunnustatud ning tuntud füüsiku William Happeri kriitiline vaatepunkt massiivselt ühiskonnale peale surutavale rohepöörasuse teemale. Laias laastus viidatakse seal sellele, et kui ka kliimasoojenemine hetkel võib eksisteerida, siis inimtekkelisusega seosed on ilmselgelt kunstlikult konstrueeritud, utreeritud ja poliitiliselt motiveeritud. Uudistepakis teisele kohale tõusis taas portaali Objektiiv üllitis, mis pajatas sellest, kuidas Trump muutis maailma. Väidetavalt siis lõplikult. Uute uudiste artiklis käsitletakse Donald Trumpi võimuletuleku mõjusid. Artikkel selgitab, et maailma poliitilist ja majanduslikku maastikku on jäädavalt muudetud. Autor rõhutab, et Trumpi naasmine presidendiks tähistas USA loobumist Pariisi kliimakokkuleppest ja suunda fossiilsete kütuste kasutamise taastamisele, mis on saanud USA panganduse ja tööstuse toetuse. Eelmise presidendi Bideni ajal olid laenud seotud rohepöördega, kuid nüüd saavad rahastust normaalsed ja kohanemisega seotud projektid. Samuti on Trumpi poliitika lõpetanud woke-ideoloogia toetamise, mis autori arvates kahjustas majandust, viidates Silicon Valley Banki 2023. aasta kokkuvarisemisele kui näitele. Artikkel märgib, et Hiina, India ja Araabia maad ei järgi Euroliidu rohehulluse poliitikat, jättes Euroopa Liidu ainsaks lollikeseks Greta Thunbergi lainele jäänud piirkonnaks. Ka kritiseeritakse artiklis Eesti äärmusliberaalset võimueliiti ja nende ülemusi Brüsselis kui reaalsusest irdunud tegelasi, kes jätkavad vana inertsiga tupikteed. Trumpi poliitika näeb majandusseaduste taastamist ideoloogia üle, mida USA rahandusmaailm tervitab. Artikkel lõpeb hoiatusega, et Euroopa Liit põletab sildu USA-ga, ignoreerides Venemaa poolt muudetud maailmakorda. Kokkuvõttes peetakse president Trumpi mõju pöördeliseks, kuid paljud Euroopa Liidus ei suuda sellega omakorda leppida ja püüavad äärmusliberaalsust ning sellega koos mentaalselt ning sotsiaalselt kiiva kiskunud ühiskonda hoida selles viltuses raamis. Ühesõnaga artikkel laias laastus kajastab rahvuskonservatiivset vaadet, mis seab kahtluse alla liberaalses ideoloogias kliima ja võrdõiguslikkuse levinud narratiivid. Ja ongi käes ülevaate laupäevane osa. On 9. märts Petserimaal meie setod tähistavad Hansat appi võttes Sorokasveeti. Ühtlasi on meie rahvale traagilise päeva meenutamise aeg, kui Vene sõdalased ründasid märkimisväärselt ja laialdaselt meie rahulikke elanikke 1944. aastal. Teisisõnu on märtsi pommitamise aastapäev.
Aga meie inimeste suurim huvi oli nüüd sellel päeval seotud sotsiaaldemokraatide ja Clara Zetkini poolt algatatud niinimetatud rahvusvahelise naistepäeva ning Trumpi sooviga paigutada Euroopas väed ümber, viia need ära kaugelt Euroopa tagalast ning oluliselt Venemaale lähemale, sealhulgas eelistades neid partnereid, kes on ise oma kaitsevõimesse rohkem panustanud. Selle loogika järgi on kaotajaks näiteks Saksamaa, kuid võitjaks Kesk-Euroopas asuvad Ungari, Balti riigid ja Läänemere bassein. Sellel asjal teatavasti on ka mitu muud külge, mida välja tuuakse. Nii näiteks on sakslased märkimisväärselt häiritud sellest perspektiivist seepärast, et Ameerika sõjabaaside lähiümbruse jaoks oli tegemist peale turvalisusega majandusliku kasuga, millest inimesed ilma jäävad. Seda rõhutatakse eriliselt, et koos ameeriklastega läheb minema ka kogu majanduslik potentsiaal, mida on mitukümmend aastat hoitud ja armastatud. Vähe sellest. See tähendab ka teatud keeruliste sotsiaalsete sidemete lagunemist, mida aga mitte kuidagi ei soovita. Loodus aga teatavasti tühja kohta ei salli ning eeldatavasti on keegi, kes võib sellest uuest olukorrast kasu lõigata. On siinjuures huvitav mõtelda teemal, et näiteks Vene sõjardite sõjabaase ei tahtnud ega taha ka praegu ükski kohalik kogukond enda kõrvale, kuid Ameerika sõjaväebaaside naabrust millegipärast hinnatakse positiivselt. Mõtelgem sellele asjaolule veel kord. Laupäeva teine põletav teema oli aga hoopis klassikalises tähenduses uudisteväline. See baseerus meile kodulehel varasemalt väga hinnatud blogija Peeter Espaki kommentarile seoses Ukraina-USA hiljutistele läbirääkimistele. Nagu siinjuures visandas konservatiivne Harjumaa, tuleb vahest ehk isegi leppida tõdemusega, et kolmas maailmasõda ongi alanud. Siin võib nõustuda või mitte, kuid Peeter Espak kõneleb, et Ameerika ütles viimasel ajal õnneks otse välja, kes on käimasoleva Vene-Ukraina sõja osapooled. Et toimumas ei ole mitte sõda Ukraina ja Venemaa vahel, vaid sõjast on kujunenud niinimetatud proxy war erinevate globaalsete alliansside vahel. Tänasel lahinguväljal ei sõdi mitte Venemaa enam Ukrainaga, vaid pakub teenust proxyle, kelleks on Hiina ja sealt edasi Iraan, Põhja-Korea ja kogu vastava grupi kaasamõtlejate, kuhu kuulub muuhulgas nii Hamas, Taliban ja isegi tumedanahaliste võimu alla langenud Lõuna-Aafrika, kes on moodustamas vankumatut sõjalist liitu. See on tõdemus, millele tuginevad paljud analüütikud, mitte ainult Peeter Espak. Järelikult oleme ka meie olukorras, kus poole valimine on vajalik. Valima peab aga südame järgi ja mõistlik on lähtuda praktilisest kogemusest. Sellest valikust, mida meile on näidanud ajalooline tõdemus. Ja unustada siin ei saa, et varem või hiljem see sõda lõpeb ja kaotajate üle mõistetakse kohut. Kohtu alla lähevad need, kes tegid vale poole valiku. Nii on olnud varasemalt ja ilmselt on nii ka tulevikus. Nüüd on nii, et ülevaade möödunud nädala kuumadest uudistest tööpäevade ulatuses konservatiivse Harjumaa lehel on tehtud. On jäänud viimane vise ehk visata meie armsatele fännidele nähtavale uudis, milline sellel nädalal absoluutses kokkuvõttes oli meie lugejate jaoks kõige tähelepanuväärsem. Selleks uudiseks oli kui võtta aluseks erinevad interaktsioonid, kommentaarid, meeldimised ja mittemeeldimised, vihased ning naeratavad emootikonid, siis selleks oli Ameerika uue presidendi kõneootus, kõne ja sellega seondu. Klikituimaks uudiseks oli seega 4. märtsil kell 12.52 avaldatud ja konservatiivse Harjumaa autorlusega uudisnupp selle kohta, et maailm ootab põnevuse, ootuse ja ärevusega president Trumpi tänast kõnet. Täna oleme me juba targemad ja teame, mida see kõne endast kujutas. Olles nüüd ära teinud terve töönädala kokkuvõtte ja isegi pisut enam, on siit aeg teile, head konservatiivse Harjumaa jälgijad, öelda tänusõnad. Selle eest, et olemas olete, et vaatate meie tegemisi ja igal moel meid ka toetate. Ühesõnaga, ma tänan südamest kõiki jälgijaid ja püüame Piltkasti kaudu hoida teid olulisematest nädalasõnumitest ka edaspidi kursis. Kui teil pole võimalust Facebookis hommikust õhtuni aega veeta, et olla siinjuures ka konservatiivse ja rahvusliku maailmavaate oluliste mõjutegurite asjus informeeritud, siis oodake ikka meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid teeme. Suurema huvi korral olete alati oodatud internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil, või sisestage lihtsalt näoraamatu otsinguribasse sõnapaar konservatiivne Harjumaa ja te saabute meie lehele. Kohtumiseni järgmisel korral.